Ja aitäh, no väga hea, et sa Poola mängu tõid, selles mõttes, et Poola asetaristuminister ütles, et enne 2040 ei ole kuidagi teoreetiliseltki võimalik, et see raudtee meid Kesk-Euroopaga ühendama hakkab. Aga tuleme siis Kodutanumaale tagasi. Nüüd ka meie ametnikud on öelnud, et kui Läti ikkagi tõesti enne 2035 või veel hilisemat aastat seda omapoolset põhjapoolset lõiku valmis ei saa, et siis võime ka meie siin Eestis kaaluda, et teeme selle raudtee ainult Pärnuni. Ja noh, kui sellest Rail Balticust saab vähemalt mõneks ajaks selline Tallinn-Pärnu, vähemalt Euroopaga ühenduse mõttes tupikraudtee, siis kas sa oled valmis tunnistama, et algselt Euroopa ja NATO ühendusena esitletud projektist saab sisuliselt riiklikult doteeritud regionaalraudtee? Ja nüüd küsimus, kui palju see Eesti maksumaksjal igal aastal see dotatsioon Tallinn-Pärnu ühenduses maksma hakkab? Ja teine lisaküsimus sellele, et kas teil on olemas ka mingi analüüs selle mõjude osas selles valguses, et praegu täiesti ilma dotatsioonita on hästi toimiv ja kvaliteetne mugav bussiühendus Tallinn-Pärnu vahel, et kui palju selline regionaalraudtee lisamine sellele liinile kahjustab seda täna toimivat ühendust ja kordan siis seda esimest küsimust, kui palju see hakkab jooksvat dotatsiooni võtma riigieelarvest. Kas sellised kalkulatsioonid on sul olemas või oled sa vähemalt palunud, et need tehtaks? Aitäh! Ja aitäh, härra esimees, täiesti selle infotunni protseduurika ja läbiviimise kohta ongi, et minu täpsustavale küsimusele vastates ütles peaminister, et kuna siin järgmised ministrid hakkavad ka vastama, et siis ta ei vasta mu küsimusele ja siis selle asemel kasutas oma 3 minutit, et ma ei tea, pidada loengut väga erinevatel teemadel, rääkida midagi Vene kaardist ja muust. Et kas see ongi teie arvates selline lubatud formaat, et piltlikult öeldes võiks peaminister öelda, et mõnel järgmisel korral tuleb siia mõni minister, kes vastab talle esitatud küsimuse ära või ta peaks püsima küsimusele vastamise juures või kui ta ei tea vastust, siis ütleme, et ta ei tea. Ja teine küsimus puudutab siis võib-olla sellist isiklikumat poolt, et ega ma saan aru, et selline, kuidas ma ütlen, silma paistmatu ja halli massi sulanduv inimene nii karisma kui soengu poolest, nagu on meie peaminister, et ta tunneb teatavat kadedust inimeste suhtes, kes on säravamad, aga praktiliselt iga kord, kui me kas infotunnis või arupärimiste formaadis räägime sisu küsimustest, hakkab ta rääkima minu soengust. Ja see on täiesti okei, nii inimlikus mõttes, aga võib-olla Riigikogu debati mõttes ma ei ole selles päris kindel ja ma küsingi teilt juhendamist, et kas ka see, kui ma hakkaks võtma, ütleme siin ministrite või siis näiteks puldis olevate kolleegide, kui me arutame sisu küsimusis, ka välimust selle osas lahata, et kas see, nagu te näete, et me oleme selles osas õigel teel või peaks siin peaministrit natuke aitama, et ta püsiks ikkagi, kui me räägime Rail Balticust, et räägime Rail Balticust. Ma saan aru, et tal ei ole julgust ja iseloomu, et ise kuidagi silmapaistvam olla, aga et kas seda peab siin alati niimoodi esile tooma? Aitäh! Ja aitäh, härra esimees, härra peaminister, sissejuhatuseks, et ma usun, et minu küsimus oli piisavalt täpselt andis teema ette, nii et nagu te siin ennem viitasite kolleegile, et kui on täpselt ette antud teema, siis te olete põhjalikult ette valmistanud, nii et ma loodan nüüd sisukale vastusele. 23. mail möödunud aastal me kirjutasime koos Priit Sibulaga Läti suursaadiku kaudu Läti valitsusele küsimustega Rail Balticu ehituse kohta Lätis. Viitasime seal ka sellele visiidile, mille Andris Kulbergs oli teinud Eestisse ja külastanud korruptsioonivastase erikomisjoni istungit ja rääkinud probleemidest Lätis, nii rahastuse, projekteerimise, maantee omastamisega ja nii edasi. Ja 25. juunil möödunud aastal me saime ka ametliku vastuse Lätist ja seal kuidagi pidi ei kinnitatud, et 2030 aastal nende põhjapoolse lõigu valmimine on kindel, vastupidi, seal
Öeldi, et ei saa tähelepanuta jätta, et rahastamisprobleemid on jätkuvalt märkimisväärsed ning 2030 eesmärgini jõudmiseks on vaja olulisi poliitilisi otsuseid nii riiklikul, Balti kui ka Euroopa Liidu tasandil. Öeldi, et Rail Balticu elluviimine peab kulgema vastavalt sellele, kui palju Euroopa Liidu raha või muud välisraha tegelikult tuleb ning vaja on ka tõsiseid täiendavaid otsuseid seoses eelarvega ja viidati ka sellele, et raha on puudu ja kaalutakse ka nii-öelda PPP mudelit ehk et risaraha leidmist erasektorist. See diplomaatilises keeles oli ikka üsna otseselt öeldi ära, et 2030 see valmis ei saa. Samal ajal sõnumid Eestis. Teie siin kõrval istuv härra Leis ütles maikuus ERR-il, et Lätil on endiselt plaan 2030 see valmis saada. 30 mai möödunud aasta teie ise olite Riias ja rääkisite sellest, kui kriitiline see valmimine on ja rääkisite, kuidas te saite toonaselt peaministrilt kinnituse, et see valmib. Aga näiteks 5. juunil möödunud aastal te ei pidanud paljuks ka kritiseerida Rail Balticu kritiseerijaid või küsimuste esitajaid ja ütlesite, et kõik need inimesed siin esitavad Kremli jutupunkte. Nii et mu küsimus on, kas te Eesti avalikkusele müüsite viimase aasta jooksul teadlikult sellist poliitilist optimismi, kuigi te tegelikult olite saanud Lätist info või siis kuidas juhtus, et Läti opositsioonipoliitiku jutt ja ka valitsuse ametlik info ei olnud teie analüüsi jõudnud ja te tuginesite valele? Aitäh. Hea peaminister, et selline lihtlabane Vene kaardiga vehkimine, manipuleerimine, ma ei tea, kas te peate Eesti inimesi rumalaks, et nad endiselt usuvad sellist manipulatsiooni, eriti veel erakonna poolt, kes ise soovis alles hiljuti Venemaaga viisavabadust kehtestada, tuletame meelde, see pole mingi väljamõeldis, vaid faktikontrolli poolt kinnitatud fakt, et tegelikult Reformierakond alles hiljuti soovis Venemaaga viisavabadust, ei olnud see mitte ammu. Ja te nüüd räägite, justkui oleks EKRE-l mingit huvi Venemaale kasulik otsuseid teha, vastupidi. Kui vaadata nüüd tegelikult terve mõistuse seisukohast, siis Venemaal oluliselt kasulikum on, kui kogu meie lõunasuunaline ühendus sõltub ühest rööpapaarist seal Ikla suunal. Ja tegelikult oleks pidanud ammu juba valmis ehitama 4-realise Tallinn-Pärnu-Ikla maantee. Kui vaadata Poola poolt, siis juba sisuliselt Leedus Kaunase juures ollakse väljas väga kvaliteetse 4-realise maanteega, mis ühendab kogu Euroopa teede võrgustikuga tegelikult Baltikumi. Et selle ühe rööpapaari peale lootma jäämine julgeoleku mõttes, see on vastupidi ju venelastele heategu. Et kui me tahaks tegelikult päris korralikku, turvalist ja sabotaažikindlamat ühendust, siis me peaks ikkagi tegelikult keskenduma 4-realisele maanteele. Ja praegu, kus Rail Baltic jääb toppama, siis tegelikult tasuks seada prioriteediks just nimelt selle 4-realise Iklani valmis ehitamise ja suhelda ka lätlaste leedukatega, et saaks Kaunaseni kiiresti selle 4-realise ühenduse, et see on turvaline ja tänapäeval järjest enam inimesi eelistab reisida autoga, kaupu liigutatakse autoga, et tegelikult oleks see 4-realine maantee oluliselt prioriteetsem projekt kui Rail Baltic, millesse te jätkuvalt raha topite ja millesse nagu on nüüd selgunud, siis tegelikult ei ole ka, millest ei ole tegelikult ka lähiajal tolku oodata Läti ja Leedu poolsete ühenduste realiseerumise näol. Nii et veel kord, et miks teie tegelikult Kremli heaks töötate, hea peaminister? Aitäh!